Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 111. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on selle hooaja viimane saade. Ja keda muud kutsuda jutustama kui inimest, kelle pärast ma võib-olla isegi natuke raadios olin ja kelle pärast ma üldse siis hakkasin inimestega jutustama. Tere tulemast, Ahti Puudersell. Tere tulemast, 111. Ma kohe teadsin, et sa hakkad ise juhtima. Ei, ma ei hakka juhtima, ma lihtsalt küsin su käest 111 ja mis aja jooksul? Poole aasta jooksul? Jaanuarist, jah. Jaanuarist. Päris kõva kogus intervjuusid. Minu arust ka. Minu arust ka ja see on vahva. Kui sa ütlesid, et tänu minule või oled sa hakanud, ei ma usu, eks sa ise tahtsid seda, see on kohe täiesti selge. On mitmeid sorti inimesi, kes on nõus, tahavad sellist tööd teha. Ehk mina kutsusin ennast omal ajal kõndivaks, ringi jooksvaks mikrofonialaks, sest pidevalt oli see mikrofon käes lihtsalt. Ja sa mõtle jaanuarist siiani 111, kui sa nüüd mõtled kogu perioodi, mis sa oled raadiotööd teinud, ja selle poole aasta jooksul sa suudad välja arvutada, mitu intervjuud sa oled teinud, siis see on tohutu arv. See on tohutu arv ja see on tohutu pagas selleks, et inimestega suhelda. Mina olen jõudnud sinnamaali, et ma ilma mikrofonita ei oskagi suhelda. Oskad ju? Ei, praegu me räägime jällegi, on ju mikrofon ees ja ma tean, et see jutt kuskil kõlab, las ta kõlab, nii nagu ta kõlab. Aga see on nagu jalutuskepp juba vanemale inimese abivahend ühesõnaga. Ja paratamatult sa sunnid ennast koheselt teisiti mõtlema. Sinu mõtte kiirus läheb tunduvalt kiiremaks. Ja ongi kõik. Nii et 111, päris vahva. Kuule, kuidas sinul see mikrofoni töö üldse alguse sai? Minu mikrofoni töö sai alguse, kui ma just olin lõpetanud pedagoogilise instituudi näitejuhtimise. Enne seda ma olin paar korda käinud raadios, stuudios, selle Eesti Raadio Rahvusringhäälingu stuudios. Ei, siis ta ei olnud, siis ta oli Eesti Raadio, ei olnud Eesti Vabariiki veel. Ja oli selline vahva inimene, raadiomees, kuulsus, heas mõttes kuulsus tähendab, kes sel ajal oli raadio tegemise tipus Ivar Trikkel. Tema luges meil kultuuriajalugu, kui ma ei eksi. Jah, oligi kultuuriajalugu, selline distsipliin. Ta luges seda nii vahvalt. Ta pani selle noore inimese ka mingil määral mõtlema maailma asjade üle. Ta ei torkinud seda, et Nõukogude Liit on paha, aga kogu tema loeng oli üles ehitatud vastavalt sellele, et kui sa vähegi viitsisid mõelda, siis sa said aru, kust me tuleme, kuhu me läheme ja kus me sellel hetkel oleme. Ja ta käis ühel meie eriala eksamil ja ma lugesin seal Juhan Liivi. Ja ta kutsus raadiosse, et ma loeksin selle Juhan Liivi need luuletused sisse. Ja see oli omaette julgustükk tegelikult Juhan Liivi lugeda. Sest tundub küll, et väga lihtne kirjanik. Eks ole, mis seal on siis? 4 sõna on ritta pandud, siis tuleb järgmine rida, mingi must lagi on meie toal, meie ajal ka, blä, eks ole, aga samas Liivi on kõige raskem minu mõelest lugeda. Sest nende 4 sõna taga, mis on ühes reas, on niivõrd palju, mis sa pead kuulajani tooma. Ja kui sul endal mitte muhvigi sees ei ole, mitte midagi, siis ei tule välja ka. Ja ta kutsus mu lugema, ta ei õpetanud mind, ta ei juhendanud mind ja need olid esimesed luuleread siis, mis kõlasid kusagil tema saates. Ma ise ei tea, ma ei kuulnud. Aga edasi tuli mikrofoni hoidmine ja reklaame lugesime. Me lugesime reklaame ja otse-eetrisse. Ja see inimene, kellega ma koos lugesin, tema on filmimaailmas praegu Eestis. Hiie Fluss, produtsente, mis asju ta ajab, aga temaga me käisime siis VAT-teatri päevil, kooli lõpus.
käisime igal hommikul, kas see oli 10:15 või 10:45 loeti otse reklaame. Otse. Erki Aldre muide oli siis veel selle reklaamiosakonna toimetaja, üks teine kutt ka veel, praegu suur vanahärra tegija. ja nemad siis tulid, andsid need reklaamilehed eraldi lehtede peal nagu tekstiraamat ja siis enne eetrit me harjutasime ikka ja natukene, siis tuli reklaamiminutid ja siis need läksid otse, pauh. Sass ei läinud või? Ei läinud, sa ei tohi minna, sellepärast nagu lugeda saigi. Aga siis me hakkasime Iiega, ma ei mäleta, kas ma arvan millegipärast, et see oli konjaki peale. mitte pudeli peale, väikese pitsi peale hakkasime nii-öelda kihla vedama, kes eksib. Et enne läbi ei loe. Enne läbi ei loe. Kes eksib, see teeb teisele välja. Kas konjaki väljategemiseni me jõudsime või jõudnud, kes seda mäletab, see on ammu, aga see oli kihvt. Ja siis ma mäletan Erki Aldre suuri ja vihaseid silmi, kui keegi koperdas. Ma ütlesin teile, lugege läbi. Aga see kogu see lugemine, see protsess, eks ole, see iseenesest edaspidiseks andis tohutu pagasi. Selles mõttes, et ka praegu, kui natukene trenni teha, mõned tekstid läbi lugeda, sa tead ise uudiste poole pealt, silm jookseb ees ja suu teeb oma tööd. Ja siin vahel on siis kuskil aju, mis paneb suu ja silma kokku. Aga siis mikrofoni hoidmine, siis tuli üks tore periood, mida võib nimetada Pere ja kodu. Selline saade, mis oli mõeldud siis keskealistele pereinimestele, kellel juba pereelu kergelt sassi on läinud ja keda siis saade aitama pidi. Siuke saade nagu Pere ja kodu. Pere ja kodu ja see oli väga kuulatav saade muide. Nii. See oli väga kuulatav saade ja nüüd ma olen juba nii vana ja õnnetu oma mäluga, et ma täpselt ei mäleta nimesid, kes seda tegid, aga seda saadet tegid väga tugevad tegijad. Igal juhul raadiomajas Erki Perentsiga ma kohtusin sel ajal. Ta oli selle toimetaja või midagi taolist. Ja siis mind kutsus Riina Lõhmus kutsus mind, et tule lugema, sul on hea hääl. Et tule loe nii-öelda neid vahetekste ja nii edasi. Ja siis ma lugesin neid vahetekste ja ma olen selle ajani naernud selle üle, et kui need inimesed oleksid teadnud, kes selle hääle taga on, milline nolk, selline pikajuukseline nolk, moes olid siis poole seljani tagant juuksed eest natuke lühemad. Miami Vice oli see. Ma nimetan tagant järele soengu nime Miami Vice, eks. Gunnar Graps lendas nihukesega ringi ja nii edasi. Selline lõhkised teksad ja kuskilt ma sain. Ma ei mäleta, mis valuutapoest ma kuidagi sain. Ei mäleta, igal juhul sain. Lõhkised teksad, pikad juuksed ja mingisugune selline noor nagamann ja siis jämeda häälega loeb väga tähtsaid tekste. Nii et võt see on algus. Aga sinu saate juhtimine, kuidas see alguse sai? Sinna me kohe jõuame. Ma tahan veel ühel väga kihtil asjal peatuda, kus mul on au olnud olla. See on tõesti au. Raadiomajas lugeda kuuldemänge. Raadiomajas lugeda õhtul, öösel, kuuldemänge sisse selliste omaaegsete kuulsuste ja korüfeedega, nagu Heino Mandri, Urmas Kibuspuu, Jüri Krukov ja terve see plead ja see on asi, mille üle ma tunnen tohutut tead meelt, et mul on õnnestunud nendega koos mikrofoni taga olla. Ja meile jahuta ka kunagi midagi sai tehtud, et see oli kogemus. Ja arvata võib, et tänapäeval samamoodi näitlejad teevad ja nad teevadki ju kuuldemänge ja mitte tööajal, vaid õhtuti või vabadel päevadel ja nii edasi. Aga kihvt oli see, kuidas need härrasmehed saabusid lugema neid kuuldemänge. Neil olid etendused ju lõppenud. Pikad, rasked etendused. Nad tulid ülikondades, neil oli oma tekstiportfellid sellised, kus olid tekstiraamatut sees ja omad tekstid
ja noh, eks seal portfellis oli muud ka, kui lugema hakati, nii et noh, öine aeg ikkagi. Nii et see oli vinge, aga kuidas nad ette valmistasid ja kuidas neil oli ette valmistatud ja millist eesti keelt ja millist tämbreid ja kuidas nad seda kõike kasutasid ja kui peenelt ja kui lihtsalt see kõik noh, välja nägi või kuulda oli. Mis seal taga oli, kui palju nad sellega tööd olid teinud või teinud, see on teine asi, kunagi nad olid seda tööd teinud ju, teisiti ei saa. Aga saate juhtimine tuli Pärnus ja see mul ka väga hästi meeles. See oli kevadine suvine aeg, järjekordselt Erki Aldre oli Pärnu raadio omastanud ja siis oli teksapükstega jooksin mööda Pärnut ringi ja rahvas ajas mind taga, et saada teksapükse. See oli siis ja telefoni teel kuidagi oli võimalus ka juba eetriga ühendust võtta. Ja vaata, nüüd ma aastaga võin eksida, aga ma pakun välja, see oli 92 või 91. See kuuldemängu teema, lähme kõigepealt sinna tagasi. Seda tausta ma isegi ei teadnud, et sul olemas on. Ja, et sa oled seda lugenud. See oli seetõttu väga hea, et Härmo Saarm kui selline õppejõud ja raadiohääl, just nimelt raadiohääl. Tema oli selle Kabat teatrites tegev ja tema kutsus. Tema hakkas kutsuma just selliseid oma õpilasi ka sinna nendele suurtele staaridele juurde, et saaks noh paar ridagi vahele öelda. Ja kui juba midagi välja tuli, siis said neid ridu rohkem. Ja selle kuuldemängu reaga ma läksin esimene kord. Ma teadsin, kes on ees ootamas ja oi jumal, kui ma nüüd mäletaks selle kuuldemängu täpset nime. Kuningad ja pojad ja mingi selline tragöödia. Ja see stuudio asus, kui ma ei mäletan õigesti, kas ta oli teisel korrusel või 3. korrusel vanas raadiomajas. Selline suur, lai, ilus trepp läheb ülesse. Ja siis oli aknaalune ilus diivani nurk suure ümmarguse diivaniga. Päriseva jalaga lähed sealt ja mõtled, et no nii huvitav, kes seal kõmin oli kuulda juba. Eino Mandri ja Jüri Kriukov omavahel võtsid dialoogi läbi. Ja ma tulen sealt treppi mööda ja siis noh, ju Ärmo oli juba öelnud, et noored poisid tulevad ka, et noh, ärge neid päris ära sööke. Loomulikult kohe hakkas ta mind sööma. Nagu ta silmanurgast nägi, et ma tulen ja nad olid oma tekstiga jõudnud selle lasku põlvili mu poeg. Vaatas minu poole, mul tõmbas põlve ikka nii nõrgaks ära, et mis siis nüüd on. Lasku põlvili mu poeg. Siis ütles Kriuks midagi. Aha, okei, see vist ei olnud minule mõeldud. Nad võtavad teksti, ma jäin niimoodi tasa hiljukesi seisma sinna. Ja siis järgmine, tõuse üles ja tule isa rinnale. Ja ta vaatas jälle täpselt otsa mul. Ja no sellised momendid jäävad meelde. Sellised momendid jäävad meelde ja kui siis hiljem oli mul, nende kahega oligi dialoog. Ja siis, kui juba oli harjutamine ja stuudiosse minek, siis oli põhimõtteliselt oli käsi õla peal ja samas oli noh, põlvega müks tagumikku või kuule, uju ise, aga ma olen siin ja sinu kõrval ja ma toetan. Et noh, sellised väga, väga vahvad momendid. Sellised momendid tagasi vaadates võivad isegi tunduda, et kuidagi nagu uskumatu, et minuga juhtunud on. Ongi nii, aga ma ütlen, et noh, tagant järele mõeldes mul on ääretult suur tänutunne, et ma olen saanud seda läbi elada ja olla ka noh, teistega koos nii lavalaudadel kõigi noh, nende näitlejatega, kellega ma koos olen kunagi teinud. Et see on suur tänutunne ja see on väga vahva. Kuidas sul tänasel päeval nagu mõtted näitlemise osas on, et tahaks nagu veel astuda lavale või? Tead, ma ei julge. Miks? Ma arvan, et ma kardan. Ma natuke kardan, ma kindlasti teatrimaailmas, ma ei tea, kas tänapäeval on see väljend, et rooste läinud. Kui roostes ei tea, aga ma kindlasti kardan. Kui kuskilt kutsumine või pakkumine tuleb, siis ma pean seda väga sügavalt kaaluma, kas mul on see võimalus, sest ma olen
vahepeal ära öelnud asju, ma olen ära öelnud teatavaid väikseid sutsakaid teleseriaalides ja paar väikest filmisutsakat, mis mulle on pakutud, ma olen sunnitud olnud selle ära ütlema, ma lihtsalt ei saa minna. Ja nüüd on, aga võib-olla see on mugavus, see võib olla ka mugavustsoon, et ma ei tahagi minna. See on sama nagu on tööle minekuga. Mõned aastad tagasi, kui ma siin kohvikuga tegelesin, siis mul käis seal paar inimest ka kohvikus, kes olid hetkel töötud. Ta oli pool aastat töötu ja aasta töötu ja siis mitte ükski töökoht enam ei sobinud. Et mulle pakutakse seal seda, aga ja siis ma sellel hetkel mõtlesin, et kuule, sa äkki ei tahagi seda teha. Sa äkki ei tahagi minna. Väga hea on oma mugavustsoonis olla. Ja ma mingil määral ma olen paar korda mõelnud, muide eile õhtul ka mõtlesin, et ma teadsin, ma pean sinuga tulema jutt, see on mul läbi mõeldud natukene see teema. Et äkki on minuga juhtunud see sama, et ma olen sattunud mugavustsooni ja nüüd ma ütlen, et ma ei saa, et kui nüüd hästi tähelepanelikult kõik asjad läbi kaaluda, võib-olla oleks see võimalus veel olemas. See on nagu poliitik. Vaata, mulle nii meeldib, muidugi kodus ma olen vihale, ma olen õudne vihastaja ka. Aktuaalne kaamera, eks ole, või uudised. Oota, võtame uudised. Ja siis tuleb mingi, kas me kehtestame maksu või me ei kehtesta maksu või me arutame eelarvet või me ei aruta eelarvet. Ja see esimene kilp, mida igale poole öeldakse. Igale poole. Näiteks, et alandame seda või tõstame seda või teeme seda. Oi, me ei saa. Meil on kaitsekulud. See on nagu mingi titemäng. Oi, ma ei saa, ma olen invaliid. Oi, ma ei saa, mul on see. Ma ei saa seda teha. Tagataskust võtta. Võib-olla me lollitame iseennast ja mina lollitan ka iseennast sellega, et kui keegi mulle midagi pakub, et ma ütlen, et ei, ma ei saa, mul on see ja see probleem ja mure tähendab. No millest ma räägin, tähendab, kuna ausalt olen otsustanud rääkida sinuga täna, kodus on erivajadusega laps, kes vajab teistmoodi hoolt. Ja kui nüüd selgitada, mis see tähendab seda, et ma viin ta lasteaeda hommikul, aga ma ei tea kunagi, kuna tuleb see telefonikõne lasteaiast, teate, me ei saada ka enam hakkama. Kas te saate tulla? Raadiotöö puhul, kui me nüüd viimane aeg siin tegime, oli hea, meil oli 2 tundi ainult. Ja see 2 tundi ma julmalt vajutasin endal nii-öelda telefoni välja, lõppude lõpuks te olete seal professionaalsed laste ja kasvatajate peate hakkama saama. Aga iseenesest jällegi see süda ju valutab, kui ta seal kisab või nii edasi. Nii et vaat, see on see kilp, mida mina praegu tõstan. Võib-olla on sellele teine lahendus ja võib-olla ma leian selle lahenduse veel. Aga mis ma siin ikka leian, mul on nii ka hea olla. See, et teil on veel nagu, ikkagi väikesed lapsed on ju, see on nii äge ju, ma tean sinule ja siis Piial on ju, et ikkagi ju lapsed on väikesed. Et jah, enam ei ole. Küll kooliealist, aga need on ikkagi väikesed. Enam ei ole, poiss on 12, aga nagu mürakes, minust suurem. On pikem juba või? Ja õlad on 2 korda laiemad ja jõud on nii, et hoia olla. Aga mõistus muidugi veel ei ole. Küll see ka järgi jõuab. Ei, on küll. Selles mõttes jah, nad on väikesed veel. Nad on noored. Need on juba peaaegu teismelised. Jah, minu vanusel ma peaksin vanaisa olema, aga veel ei ole, küll ma jõuan. Või tähendab, küll nemad jõuavad. Mulle tundub, et nooremas, nagu noored lapsed, hoiavad ennast ka kuidagi nagu vitaalsemana. Ma ei tea, kas see nagu peab paika või? Ma arvan, tähendab kindlasti, aga muidugi see jällegi lõikab ära teatud muud rõõmud ja sellised olemise mõnud. Toon sulle näite. Sina postitasid Facebooki loo sellest, kuidas sa käisid, kas see oli 24. varahommikul, eks ole, seal rabas 2 abikaasaga ujumas. Kas ma saaks ikka, paneks nüüd vanema plika seda väikest hoidma ja tõstaks naise voodist välja ja ütleks nii läme. Saaks küll, vaata, enda mugavustsoon. Just. Jah, enda mugavustsoon. Aga jällegi
tahtsin hirmsat moodi minna Zizi Topi kontserdile Tartusse, no ei olnud seda võimalust ja tagantjärele, kui ma neid pilte vaatan, siis parem on, et ei läinud. Kusagil on piir. Aga see olukord, mis sa ka välja tõid, et ikkagi kõige pisem vajab tähelepanu rohkem kui teised, eks ju. Kuidas sa ise ennast selle juures nagu hoiad? Selles mõttes, et kuidas sul katus kokku ei sõida? Sõidab ja väga sõidab. Väga sõidab kokku, aga siis tuleb ise leida see moment, et nüüd on katus koos. Nüüd tuleb minna toast välja, majast välja, aia tagumisse nurka. Ma ei tea, mida seal teha, minu kõige, teen 2 suitsu seal, teen 2 suitsu, löön labidaga ühele mättale suure jõuga pihta ja siis tuleb tagasi minna ja tuleb endale aru anda, mis seisus sa oled ja ühesõnaga sisse välja hingata. Ma tunnen, et mulle veel ei ole vaja kellegi psühholoogi abistavat kätt. Võib-olla on, ega ma ei kõrvalt vaata ja ma ei oska ennast kõrvalt vaadata. Aga tuleb endale aru anda, jah, mis seisus sa oled ja leida kõige paremad lahendused, et nautida hommiku päikesetõusu, päikeseloojangut ja vot, jah, just nimelt. Ma mõtlen, et tõid välja, et äkki sa oled mugavustsoonis, ma ei tea, kas ta saab nimetada mugavustsoonis, kui sul on ikkagi kogu aeg nagu see koht, kus sa pead olema valvel. Et sa pead kogu aeg nagu olema hetkes ja teadma, et sa mis iganes momendil pead nagu hüppama. Ei, seda küll, aga ma just mõtlen seda, et sellest võib tekitada endale kilbi. Ja, et ma ei viitsi suuremate lastega jaanitulele minna, vaid et läksin ikkagi. Tähendab, tuleb minna pisike kaasa ja mindud oldud, tehtud. Ja särgi kõrvetasin ära. See sama särk? Selle sama särgi, jah, vinge särk, eks ole. Oota, kus kohas jaanitulel käisid siis Paikusel? See on, kus Meelis õhtut juhtis või? Jah, juba kaugelt oli kuulda Meelise hele hääl. Aga seal oli nii tore jaanituli tehtud, et kuivanud kuused olid kõige tippu visatud. Oho. No jah, aga mis need pilluvad ju sädemeid ja muidugi ikka kaugelt ei näe ju enam, siis pead lähemale minema ja siis need sädemed lendasid. Uus särk, naine tõi auk sees, aga sellel särgil võib olla ka. Sellel särgil, jah. Võib olla küll, jah. Sobib hästi. Vana tsiklimehe särk, eks ole. Jah, ja sina ja tsikkel. See suhe sai sul alguse siin mõni aeg tagasi, vahepeal katkes, nagu ma aru saan, ja siis nüüd algas uus suhe uue tsikliga või? No tähendab, lugu hakkas sellest peale, et millegipärast naine arvas, et mul on vaja tsikkel kinkida, et siis ma äkki näen rõõmsama näoga välja. Nagu nüüd või esimene? Ei, nüüd. Esimene oli sul enne? Enne oli teised ajad, enne kihutati ringi ja kihutati hullumeelsena ringi ja nii edasi. Aga siis, ju ma siis sellise nutuse pilguga neid mootorrattureid vaatasin, kes mööda sõidavad ja ei, mul ei ole sellest midagi, las ta olla ja las nad sõidavad. Ja ei, mul ei ole mitte midagi. Oi, ei olegi. Ja siis kuidagi niimoodi mingi autode vahetamine, kui see automaks tuli, siis tuli vanad ära müüa ja üks auto vahetati mootorratta vastu ja siis nüüd ma sõidan nii nagu üks korralik pensionär. Korralik pensionär? Ja 10 kilomeetrit sinna poole ja 10 kilomeetrit siia poole. Et äristad ikka mõnuga, ma kuulsin. No eks ikka natukene. Tsikli hääl kuulsin selles. Ei, eks ikka keerad natukene. Keerad üle. Et öeldakse, et tsikkel tuleb siis, kui on see kesk- ja kriis, aga seda sul ei ole. Tead, ma tagantjärele mõtlen, et kas mul on olnud ja kõrvalt vaatajale võib tunduda, et tal oli ikka küll, et jõusaalis käis pompamas ennast ja siis kihutas mootorrattaga ringi ja ma ei tea, mis lollusi ja kõike veel tegi. Ma ei tea, ma elasin sellel hetkel selles tempos ja ma ei tundnud küll, et mul mingi kriis oleks olnud, aga tähendab, ega hull ei saagi aru, et ta hull on. Ja ei olnud ka seda, et nüüd tuleb ajale järgi joosta või ajaga hakata võidu jooksma või. See oli lihtsalt see osa, elu osa. See oli üks periood selline. Kiirem natukene. Ja nüüd periood, milline on siis?
Nüüd see periood iseenesest, ma vaatasin ühte saadet jällegi ühe silmaga, peaks tagant järele uuesti vaatama. Andrus Vaarik rääkis vananemisest. Ja seal paar mõtet mulle jäi, võib-olla ma niimoodi ühe silmaga vaadates ja ühe kõrvaga kuulates millestki valesti aru sain, noh ka see ei ole üldse paha, anna andeks, kui ma Vaarik, et kui ma valesti aru sain, aga et minu meelest me peame õppima, me peame ette valmistama ennast, tead milleks? Vananemiseks. See on õudne vaadata kõrvalt, võib-olla ma ise olen samasugune, ma ei tea ju. Aga see on õudne vaadata, kui hakatakse halama. Ma ei saa seda ja ma ei saa seda. No nii palju sa ikka saad, et võta oma tool või mine pargi pingi peale, vaata päikeseloojangut ja kui sulle tundub, et see päikeseloojangu vaatamine on väga tähendusrikas, et päike loojub, siis mine vaata päikese tõusu. Ja Andrusel oli seal, et võta hea vein kõrvale ja võta raamat ja sul on ju nüüd selleks aeg. Lase lõdvaks, kui vähegi võimalus on. Ja kindlasti on võimalus. Lase lõdvaks, las teised tõmblevad. Ja ometigi otsustasid ise hoopis teises suunas, et ikkagi veel pisikesed lapsed, et ei ole mingit lõdvaks laskmist. Ei, no ega see ei ole nüüd mingi otsustamine. Aga no ikka. No ei, see ikka, no. Lihtsalt nad on, noh. Lihtsalt nad on ja väga vahvad on ja väga tored on. Aga selle vananemise jutuga küll, et ärge mõelge oma kesk- ja kriisi peale, vaid valmistage ette see. Ja ma ei mõtle teps mitte siin majasid, autosid ja ma ei tea, mis asju veel, vaid seda momenti, kui 2 astet enam trepi peal korraga ei tõmba. Noh, vähe sellest ei saa jooksuga üles. No siis vaata, kas sa jooksuga veel alla saad, siis hakka alla jooksma. Kui üles ei jõua, jookse alla. On ju? ja siis mõtle selle peale, et kuidas ma lõbusalt tipin mööda treppi üles, et mis ma selleks saan, noh, ühesõnaga õpi vananema. Õpi sellest rõõmu tundma. Jõle lollisti kõlab vist ja raskelt kõlab. Samas, kui sa paneksid ennast sellesse olukorda, et õpiksid vananema, kuidas see võiks välja näha? Mis sa teeksid siis? Tead, ma praegu õpingi, sest 63 ei ole enam päris poisikeseiga. Ja ümberringi, kes sellest kõik räägivad, on tuttavad, keda ma olen kuulnud ja kes meediasse on jõudnud 70 ja nii edasi ja kõik sellel teemal juba hakkavad kergelt lobisema. Ma võib-olla lobisen liiga vara, aga mõtlema nendele asjadele peame. Et neid tigedaid inimesi on niigi palju. Kuule, kui me sinuga omal ajal raadiot tegime, siis meil tihti jäi kuulajatelt see mulje, et mina olen see ullike lambuke, sa oled see tigedik, on ju. Tegelikult sa ei olnud see tigedik, aga see tasakaal nagu pidi eetris kõlama, on ju. Kui palju see siin nagu morjendas, et sinust jäi see kuri hunt kogu aeg see tunne? Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Ja hea jalgpolitseinik, paratamatult, mul ei tule paremat, hea halb, eks ole. See peabki olema, see peab olema raadiosaadete juures, kui inimene kuulab, eks, kus on juba 2 saatejuhti teles. Paned tähele, seal tekib täpselt samasugune. Üks on, kes ajab mulli suust välja või keerab kõik tagurpidi ja teine siis paneb asjad jälle nagu positiivselt paika. Et see inimene saaks vastu vaielda. Me tahame õudselt moodi vaielda. Kurb ju. Ei ole kurb, las ta vaidleb seal kodus siis. Nagu anname põhjust nagu lihtsalt vaielda, et teisel nagu jookseks aju kokku, mõtleb, et issand, kui toolakas ta on. Ei, aga see on hea ju. Miks? Las ta parem mõtleb niimoodi ja las ta räägib selle saatega ja teemaga kaasa, ükskõik mis seal on, eks ole. Kui ta hakkab kuskil sotsiaalmeedias pilduma, said aru küll, mida ma mõtlesin. Jah, kusagil anonüümselt välja elama kellegi peale. Ja see on nii inetu. See on nii inetu ja siis me ei jõua mitte sisuni, vaid me jõuame selleni, et vaata, milline sa välja näed. Ma arvan, et tänapäeval on nagu nii seda väga palju, et sa vaata, milline sa välja näed, seda sisu meil väga ei hinnategi enam. Las ta siis olla, aga just nimelt see, et
kõik need saated, kuhu saab sisse helistada, ma kodus, kui ma Sõude ergomeetrit vahepeal tõmbasin, selline täiesti mõtlevale inimesele raadiojaam nagu Kuku. Ka seal on äkki see sisse helistamine ja siis, kui jälle keegi pritsib kõik oma pahameele välja kellegi peale kuhugi ilma mõtlemata, aga võib-olla lihtsalt mina ei saa asjadest aru ja siis läheb mina närvi. Aga no milleks selliseid võimalusi üldse anda, aga võib-olla on vaja sellele, see on äkki jällegi teraapia, et ta sai ära helistada ja nüüd tal on... Nüüd vili kasvab paremini. Ja mõni kuulaja saab samal ajal, nagu sa isegi ütlesid, kas närvi minna? Ja, võib-olla ka see soodustas seda, et ma 20 minuti asemel tõmbasin Sõude ergomeetrit 30 minutit selleks, et kuulata lõpuni, mida see loll nii-öelda, vabandust kuulajad, mida see loll teisel pool räägib selle peale, et tark mees tõmbab ju Sõude ergomeetrit. Kui palju sul on raadios tulnud neid hetki ette, kus keegi tänaval pärast on midagi ütlema tulnud, ükskõik mida siis ütlema tulnud, head või halba või rohkem head. Rohkem on head olnud. Halba, mul on mõned korrad on ka solvatud. Varem ma võtsin väga südamesse. Praegu ma ei tea, mis ta peab mulle ütlema, et ma kindlasti puudutab mind, aga et ma hinge põhjani solvuksin, mul on muud teha. Aga neid häid asju, mis on siis ütlema tuldud või mis siis kohe puusalt meelde tuleb, et mingisugune äge olukord, et keegi on mingi töö kohta, ma ei tea, kas siis raadio või teletöö või näitetöö kohta, miskit niimoodi tänaval ütlema tulnud, et tuleb sul praegu midagi nagu meelde kohe niimoodi laksust? Tuleb küll. Selle sama raadiotöö puhul on mulle mitmetes kauplustes müüjad öelnud, et teate, ma sain täna hommikul kõhutäie naerda. Ma sain kõhutäie naerda või et see mõttekäik, mis te täna hommikul või eile hommikul ütlesite või mille te välja tõite, teate, see meeldis mulle. No, ja sellest on väga hea ja eks meil ju samamoodi ole, kui me vaatame mingi, on see huumorisaade, on see ükskõik mis saade või asi ja kui see puudutab ja ma leian, et oi, kui hea lause see oli ja kui ma saan seda inimesele öelda, ma tavaliselt ei saa, eks ole. Ma ei saa minna Tallinnasse murda sisse Rahvusringhäälingu stuudiosse ja öelda näiteks, et Andrus Kuusk, eks ole, Andres või Andrus, kumb ta on, vahet ei ole, väga hea Kuusk on. Et mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, eks ole. No nüüd said öelda? No nüüd ma sain öelda ja need mõttekäigud, mida vahepeal tehakse. Et see on rõõm. Aga muidugi on ka oldud, jah. Igasugu asju on tulnud ette. Oi, Pärnu suve tegin, siis väga paljud olid minu peale pahased, et ma, kuidas väga kergemeelselt, see on ilusti öeldud, et teen kergemeelset saadet Pärnust, et Pärnu on palju tõsisem linn. Oho, Tere Pärnu suvi oli pealkiri ja teema, ütleme siis nii. jaa. Et noh, kuidas ma ööklubides ringi käisin ja näitasin ööelu ja noh, nii edasi, et Pärnu on palju tõsisem linn. On küll, jah. Tänasel päeval, kui keegi ütleks kuule Ahti, Tere Pärnu suvi tuleks uuesti teha. Ei. Miks mitte? Ei, selleks on vaja, ka toona, kui ma tegin, võib-olla mõni aasta oli natukene üle juba minu vanusega ja arusaamadega. Aga samas enam-vähem kõlksus kokku nende inimestega, kes siia tulid. Enam-vähem oli asi paigas. Ja siin minu meelest nüüd meie see uus raadiojaam FM, Seeman, noor Seeman Oskar, et seal teeb mingeid lõike ja kutsub, mitte mingeid, anna andaks, ma mõtlen, teeb ilusaid lõike sellest ja kutsub inimesi siis nendele üritustele, mis vastavalt, kas on siis reklaami poolt maha müüdud või mis ta on selles suve nimekirjas leidnud. Nii et tema on õiges vanuses noormees, hea huumoritajuga tegema selliseid asju. No aga nüüd sa saaksid teha ju tõsisemat saadet, nüüd on ju iga vaata selline ja... Ma ei taha, tõsist saadet küll, mis asju, neid tõsiseid asju on nii palju. Minu aju ehitus ja minu aju maht ja minu tarkus ei küüni selleni. Kui sa saaksid teha praegu mis iganes saadet, mis saadet sa teeksid?
mis teemalist? Tead, ma pean mõtlema. Ma niimoodi puusalt küll ei oskaks tulistada, aga ju ta võiks olla natukene niimoodi meelelahutuslikumat. Ei mingeid, tähendab, ei küündi ärapanijateni või kohalolijateni või mis need saated on kõik, aga ta võiks olla muheda alatooniga. Sest neid inimesi, kes suudavad kogu seda meie ümbritsevat eluprobleeme läbi huumorinurga, läbi muheduse võtta, neid on palju ja nendega oleks päris tore rääkida. Erinevaid eluaspekte lahata koos nii-öelda. Jah. Juttu rääkida. Mitte, et saame kokku ja oleme targad, vaid et istume nüüd rahulikult, lobiseme natukene. On see siis kas lõkke ääres pargipingi peal nii-öelda, selles võtmes, et kus inimene ei peaks olema oma selles ameti raamis, kus ta peab igat sõna valima, vaid võib rahulikult lasta tulla. Kui sa oled intervjuusid teinud, kui palju sa olete tundnud inimeste puhul, kes on tõesti nagu mõne ameti esindajad, et on see nagu fassaad, millest üle ei astuta, kus ei lubatagi endal vaba olla? Oi, neid on olnud. Neid on palju olnud, ei hakka nimeliselt välja tooma, aga kõrgemad ametikohad. Mul on olnud muidugi suur rõõm, et nii linnapea, kes on tulnud juttu ajama, et on pannud selle fassaadi, selle ameti sinna ukse taha ja tulebki inimesena ja räägib inimesena. Aga on ka väga paljud, kes ei pane seda maha. No ei pane ja ta jääbki laulma seda ühte laulu. No see on paras väljakutse niimoodi teha jutuajamist. Ega siis ei tule välja ka. Siis tulevad täpselt need ette nähtud minutid, mis on ette nähtud, keegi kuskilt on raha maksnud selle eest, nii või teisiti või on tellinud keegi kuskilt, siis ongi see, lase tulla siis oma targal jutul, küsid paar küsimust juurde ja aitäh naeratava näoga, et tulite ja sellist head tunnet või hingest hinge tunnet või hea intervjuu tunnet ei jää. Ja kuulajatel jääb täpselt sama mulje. Kui ma seda Pärnumaa podcasti teen, siis mul ei ole küsimusi ees. Ja hästi palju on seda nagu esile toodud, et nii huvitav on see, et ei ole küsimusi paberi peale kirjutatud. Ja siis ma olen rääkinud neile loo, et kui ma raadiosse tulin tööle, võib-olla kes ei ole veel kursis, siis raadiosse tulles oligi Ahti minu esimene saatepartner hommikuprogrammis. Ja koolitaski mind välja põhimõtteliselt, vist võib öelda küll niimoodi. Ja tea, kuidas ma nagu imetlesin seda, et sul ei olnud kunagi küsimusi ees paberil. Ja mina tulin sellise rohelisena, küsimused olid ees ja see jutuajamine oli nii steriilne. Küsimus, vastus on ju. Ja siis ma olen alati olnud, et siis ma vaatasin Ahtit sellise nagu, et issand, kui äge ta küsib nii sama, et ta ei oma paberi peal neid küsimusi on ju, vaid lihtsalt vestluse käigus, eks ju. On sul kunagi olnud üldse seda momenti, kui sul on need küsimused ees olnud või sa oled kogu aeg niimoodi suutnud vestelda? Mulle antakse ju ka siin, kui me raadioperioodi lõpetasime, ka siis oli ju saadeti küsimused ja intervjueeritav saatis küsimused ette ja eks ma lugesin nad silma loomulikult läbi ja ma proovisin väga piinlikult neid meelde jätta, aga mina ei oska niimoodi teha. Ma lihtsalt ei oska. Sest mulle meeldib alustada intervjuud või jutuajamist täiesti mingi sellise sisse juhatava hüppelauana. Hoopis teisest maailmast, teisel teemal. Eestlased nimetavad seda, et kui millestki rääkida, hakkame ilmast rääkima ja siis võib-olla jõuame kuhugi, eks ole. Ma ei tea, kus ma selle olen võtnud või ma olen mõelnud selle inimese peale, kellega ma hakkan rääkima. Ma tean, mida ma tahan ja siis need ajaraamid ja kõik suruvad kuhugi, aga on ka küsimusi paberi peale kirjutatud, aga ma ei ole seda lehte kasutanud. Kui paljusid sa oled välja koolitanud? Ega ma ei olegi, sina oled. Seda ma ei usu. Ei ole. Mul ei ole keegi koolis käinud. Minu mäletamist mööda sinna, kui me seal Esplanadis olime veel Chaplini majas, siis ikkagi sul oli üks ja teine, keda sa õpetasid. Ikka käisid ja olid. Kui mina olin vanem raadiotegija, kes nooremad läbi käisid, eks ikka. Uudistelugejatele sai öeldud näpunäiteid,
õige eesti keele koha pealt, kandi pealt ja noh, lugema õpetatud, et kuidas sa loed ja lause tuleb lõpetada ja punkt tuleb panna häälega ja nii edasi. Selliseid asju sai räägitud küll, jah. Aga ei, see ole mingi koolitamine? Ei ole. Ei ole. See on tööprotsess. See on tööprotsess, jah. Sellest raadiomajast on ka käinud läbi ju super tüüpe. Ma ikka meenutan Tambet Tuisk ja uudiste lugeja. Jah, luges uudiseid, vaata kui vahva. Janek Joos samamoodi luges Päikeseraadios uudiseid. Nii tore. Aga sinu enda suhe raadio, kui ma mõtlen, et sul samamoodi olid ju erinevad raadio omanikud nii-öelda, kui sa töötasid, eks ju, sagedus oli sama kogu aeg, aga sinu see tahe raadiotööd teha oli siis nagu kogu aeg olemas või keegi kutsus tagasi või? Keegi kutsus ikka tagasi. Jah, keegi laskis lahti, keegi kutsus tagasi. Nii on see paratamatult käinud ja nii ta käib. Nüüd vist enam ei käi. Kui nüüd keegi kutsub, ma vist ütlen ära, et ma ei viitsi. Aga see on jällegi, ei tea. Ma imetlen Roosilehte, ma ei tea, mis põhjustel või kuidas ta sealt. Star FM-ist, jah. Et oli nagu vana raudnael seal. Oli nagu vana raudnael ja ühel hetkel. Mis põhjustel las see olla, aga ma naudin läbi sotsiaalmeedia seda, kuidas vana paneb oma lillelistes kostüümi ülikondades ja millega. Paneb mööda maailma ringi, postitab naeratavaid pilte ja nii edasi. Ja tegemist on ikkagi Eesti raadio maastiku ühe kõvema tegijaga. Tõnis Erilaid ja siis astume järgmine põlvkond Allan Roosileht. Mulle nagu näib, et kui keegi on mingi asja sees hästi kaua, et siis ma nagu ei oskagi teda teistmoodi näha kui ainult selle asja esindajana. Seda küll, jah. Seda küll. Seda küll, tempel jääb ju mällu. Kui sina tutvustaksid ennast inimesele, kes sind üldse ei tea, kuidas see käiks? Inimesele, kes mind üldse ei tea. Sinu tegemisi, eelnevaid tegemisi. Eks ma siis paari sõnaga ütlen, et olen teinud nii raadiot, telet kui teatrit. Ja kui inimest rohkem huvitab, siis võib rääkida. Aga et nüüd terve CV ette lugeda ja seda ma tegin jube hästi ja seda ma tegin halvasti. Okei, ma kohe haaran kinni, mis sa siis halvasti tegid ja mis sa siis hästi tegid? Ega ma kõigega nõus, ega ma kõigega rahul ei ole, mis ma teinud olen. Nii, millega sa rahul pole? Kõike oleks võinud paremini teha. Täpsemalt, millest me räägime? Me räägime kõigest, nii telest, raadiost kui seesama, sa räägid siin, et ei olnud küsimusi ette valmistatud. Äkki mul oleks pidanud olema selline küsimuste pagas ette valmistatud ja võib-olla ma oleksin pidanud lugema 4 õhtut järjest kõik tema võimalikud tegemised ja toimetamised läbi ja siis oleks esitanud kuiva küsimuse. No aga sa teed juba ise välja, et see ju tegelikult ei olnud miinus. Kusagilt miinus, kusagilt pluss. Mul on küll neid asju, mille üle ma tunnen väga rõõmu, mis ma olen teinud. Mul on olnud õnn ja suur au teha paar ilusat teatrirolli. Mul on olnud õnn, rõõm teha natukene raadiotööd ja toredaid intervjuusid, toredaid saateid, eks ole. Ja mul on tõesti olnud õnn teha kunagi seda Pärnu suve saadet 9 aastat, 10 jäi vist tegemata, vist oli 9 aastat järjest, see oli periood. Kui sa ütled, et sul on õnn ja rõõm olnud mõned head teatritükid või siis lava esinemised teha, siis räägime natuke näitamisest ka, et mis on need esimesed, mis sul kohe siis nagu pähe tulevad, mis on kuidagi nagu hinge oma jälje jätnud? Need rollid nii-öelda. Kui ma teatrist ära tulin, siis ma proovisin kokku lugeda, ma ei saanud päris õiget arvu. Ja kui ma nüüd mäletan, tähendab neid rolle oli, kas oli 120 või üle selle, sinna juurde, siis sinna sisse kuulusid ka kõik võimalikud sellised grupitööd või rühmatööd, mida me tegime küll Kurgjal ja Mendevillas ja kus me mängisime. Ja
tegelikult neid rolle oli, nii et tervest sellest kogusest, kõik ei ole suured rollid, olid ka väikesed kirjakandja rollid ja neid ma tegin ka väga palju, enamuse. Aga no üks roll, mis mulle on jäänud, mille üle ma tõeliselt rõõmu tunnen, on see boybändi roll. Ja selle tunde üle, mis publikult tuli ja selle üle tasub rõõmu tunda ja ma olen õnnelik selle üle ja on ka olnud teisi, aga see on selline esimene, mis tuleb meelde. Kas see oli selline natuke nagu hoiakuga süke? Jah, see oli selle hoiakuga las ta jääb. Kes on näinud, said kohe pihta, millest me rääkisime? Las ta jääb. Et ma ise sisemiselt, ei ole see. Aga võib-olla ongi sellised rollid rohkem nagu jäävad hinge, mis on nagu hästi erinevad meist. Jah, kindlasti. Aga seda oli lust teha. Ja ma ütlen, et neid on teisi ka olnud väga palju. Aga sinu näitleja, siis töö, näitleja karjäär, millest see alguse sai? Millest see? Tead, see oli nüüd küll lapsepõlve unistus, et kosmonaudiks saada umbes. Teatud hetkest 5, 6, 7 6-7 kuskil seal oi, sa olid silmad nii särama, kohe näha, sul on teismese kodus kuskil sellest ajast oli see soov tekkis ja lõpuks see ka siis välja tuli, see soov täitus. Et see oli pikemaajaline ettevõtmine ja võtta jällegi sellega seoses mul on hea meel, et mul õnnestus käia Vanemuise teatris Ermaküla ja Kollom oli ta, Peeter Kollom ja Evald Ermaküla ja Hannes Kaljujärv ja kes seal tegutsesid, nende stuudios. See oli omaette katsumus, kui ma nüüd tagantjärele mõtlen, see oli keskkooli ajal. Ma käisin Elvas keskkoolis, elasin 14 kilomeetrit Elvast eemal, Elvast Tartusse 25 kilti. Nii, nüüd hommikul kell 8 või 7:30 keskkooli. Koolitunnid lõppesid, siis ma töllasin mööda Elva linna ringi, õnneks mul tädi elas seal, kus ma sain korraks minna siis tädi juurde, tühja ma seal õppisin. Aga mõeldud oli see niimoodi. Siis ma istusin rongi, sõitsin Tartusse. Tartus, kas see oli kell 6 või kell 7, algas siis stuudioproov. Ja stuudioproov lõppes kell 10, mil viimane buss sõitis siis 40 kilomeetrit rõngu, ja et ma jõudsin 11:30 koju. Ja kas see oli 4 korda nädalas või midagi taolist oli see stuudio, nii et see oli iseenesest, tagantjärele mõeldes oli see katsumus. See oli ka pühendumus. Aga ei ole olnud õnnelikumat, on muidugi olnud õnnelikumaid perioode, aga sel ajal nii õnnelikku ühte sellist noort meest andis otsida, mul oli ülejäänud elus täiesti kamakaks, mis toimub ümberringi, põhiline oli see, et saaks käia seal stuudios, et see oli minu jaoks väga oluline ja eks sealt ka teatud väga toredad õppetunnid, mida järginud selle ajani ja vaadanud, et näe, ka teised noored näitlejad nüüd oma keha ja vaimu eest hoolt kannavad. Tänapäeva noored juba kannavad oma vaimu, oma keha eest ka hoolt. Teistmoodi, jah. Ja kui ma ei tea teisi, aga Tõnis Niinemets on avaldanud, mida kõike ta teeb, eks ole. Ja ega teisiti ei teegi niimoodi, et sa, ma ei tea, poolspagaadiga või spagaadiga kuskile laua peale hüppad ja laua pealt maha hüppad. Ja ei hingeldagi väga. Nii et jah, Ermaküla stuudio tegeles sel ajal joogaga, häälekooliga, enese sisemiste imeotsingutega, keda teatrimaailm, midagi teatakse, Grotovskid ja nii edasi, puuriti seda maailma, nii et see oli üks jällegi üks tore periood. Siis oli Ermaküla tippvorm. Kuidas tänapäeval joogaga on? Ei ole. Kus kadus? Eks see oli minu jaoks üks valus asi, mida ma pidin tegema.
sest ma ei paindu hästi, aga ma tegin seda ka pedagoogilises instituudis, kus ma õppisin siis, ma tegin seda iga päev hambad risti ja ma sain painduma ennast, ma sain isegi niimoodi, et jah, peapõlvede peale ja ennast teatud määral sõlme keerata ja hästi läks sellega, selles mõttes, et vahepeal ma kaotasin omal sellise kehahoiaku suurema õllekõhu vastu, aga noorena seda probleemi ei olnud, nii et ja see on üks üsna oluline asi. Kuidas sa Pärnusse jõudsid? Pärnusse ma jõudsin väga lihtsalt bussiga. Saime Tallinnas Kuku klubis kokku. Kuku klubi oli sel ajal siis näitlejate ja nii edasi selline lõõgastusurgas ja saime kokku Üle Vaalojega, kes oli siin kirjandusala juhataja ja ma tahan suurele lavale, ma olin Nuku teatris siis, ma tahan ka suurele lavale, selline soov oli muidugi ja kas Pärnu teatrisse saab? Ülev ütles, et järgmine kord kokku saame, siis ma ütlen sulle. Saime järgmine kord kokku ja Ülev ütles nii, nüüd istu bussi peale ja sõida Pärnusse ja suur kõrge komisjon vaatab su üle, mõõdab, kaalub ja siis kõrge komisjon vaatas üle, mõõtis, kaalus ja et ta sobib siia sellesse majja. Ühesõnaga natukene aeti juttu ja natukene kuulati mind luulet lugemas, mis on kuna ei teatud, kellega tegemist on, sest ma olin Nuku teatri sirmi taga siiski. Ja siis sobis, võeti vastu ja siis ma läksin siit teatrimajast, läksin üle tee ja läksin toonasse Lili kohvikusse, soovisin endale õnne, võtsin 50 grammi konjakit ja oleks ma sellel hetkel teadnud, et kunagi on see kohvik minu oma. Kaua su kohviku pidamine oli? No see tõmbas ka 10 aasta peale umbes. Päris pikalt. Siiamaani mu lapsed ütlevad, et Pärnus ei saa täidetud pannkooke, et tahti peab uuesti tegema hakkama. Saab küll. Saab või kus kohas? Ma ei tea, midagi nad ju panevad sisse. Ei, aga mõtlen kes No jah, ma räägingi. On ju aklihaga ja kohupimaga pannkoogid ju on väga paljudes kohtades menüüs olemas või ei ole enam. Ma ei tea, lapsed ütlevad, et ei saa seda enam, mida No seda ei saa, jah. Seda pannkooki ei saa. Ei saa, jah. Seda ei saa. Sul on päris palju ägedaid neid erinevaid projekte olnud. No tõesti. Võtame see sama kohvik, eks ju näiteks, näitlemine, siis raadiotöö, tele, neid projekte on nii palju sul erinevaid. No natukene on olnud, jah. Päris äge. Oleks võinud paar tükki veel olla. Mida sa tahaksid teed siis? Lihtsalt, kui tuleb? Jah. Midagi võib veel olla. Ma ei mõtlemata ütlesid, et see näitlemine oli ikkagi üks unistuse täitumine ja see, et said või tahtsid suurele lavale saada ja saidki suurele lavale, on ju. Et need on ikkagi päris sellised suurte asjade või suurte unistuste täitumised, et kui palju sul on sellist arvamust või uskumust, et unistused täituvad? Jah, tähendab, ilma unistamata ei ole mõtet vist ringi käia. No see on igav. Kindlasti igal inimesel on oma unistus, igal inimesel on oma soov. Nüüd on küsimus, kuidas keegi oma unistuse soovi täitumiseni jõuab. Millised vahendid ja sammud ta selleks valib. Ja kui need on õiged sammud, kui need sammud ei tee mitte kellelegi haiget, mitte kellelegi ei tee liiga ja see unistus täitub sellel inimesel tänu oma pingutustele ja vastavalt ka tähtede seisule ja nii edasi, see on nii fantastiline, see on nii vahva. Ja kui ta nüüd selle unistuse täitumisel jääb ka täiesti normaalseks inimeseks, heaks inimeseks. Ma ei tea, hea inimene on jällegi selline jutumärkides magus luitsukomm. Ei kõlab liiga ilus sõna tähendab või mulle ei meeldi, hea inimene. Normaalne. Kui ta jääb inimeseks, okei. Inimene on kuri ka.
Igas inimesest peab kõike olema. Muidugi. Üks inimene võib olla samal hetkel kuri ja ka hea, sõltuvalt olukorrast. No nii ta on, aga meil on sellised terminid, hea inimene, halb inimene, tore inimene, mis seal on siis, mitte tore inimene või kinnine inimene, ma ei tea. Kui palju sul neid unistusi veel täitunud on siis? Mõned ikka veel on. Üks unistus oli tsikkel saada ja juba teine. ja teater ja on olnud unistusi, mis on täitunud ja on unistused, millest ma ei ole hakanud unistamagi, sest kusagil peab reaalseks ka jääma. Kusagil peab reaalseks jääma sellepärast, iluuisutajat ei saa must mitte kunagi ei oleks saanud. Kus sa tead, eks ole? Oleksid tahtnud? Ei oleks, aga ma lihtsalt mõtlen. Et ei hakanud unistamisest, et ei ole mõtet hakata unistama. Mingil määral olen ma ikka päris selline Eesti mees, mitte mingil määral, vaid olengi 2 jalaga maa peal ja ei, vaat seda ei tule. Aga ei, ma küsin selle ära siis, mis sa ütlesid, et kus sa tead, et ei tule? No ju ikka mingi sisetunne on ka, tähendab, olemas. Realistiks peab ka jääma. Aga võib-olla sa ei tahagi sellest unistada? Mis nagu ei ole mis ma ei taha, loomulikult tahaks unistada, et oled hästi tark, hästi ilus, hästi rikas, oled miljonär ja siis teed kõigile head ja mis sa selle miljoniga peale hakkaksid siis? Vaat, ja kuna ma olen nii loll, et ma ei tea, siis järelikult ei ole mõtet sellest unistada. No hea küll, seda teemat ma selles kohas edasi ei veereta. Aga kui sul oleks praegu järgmine unistus, on sul mõni niimoodi silmapiiril? Ei, ma ei taha, et sa seda ütleks, et mis see nagu on. Ma jäin mõtlema praegu. Mul on mõned soovid, aga need soovid ei puuduta mitte mind. Need soovid puudutavad mu lähedasi. Mind, minuga on asi korras. Kõik on hästi. kõik on võrdlemisi hästi. Seni, kuni ma saan veel teha mõne suitsu, vaadata tõusvat hommikupäikest, juua tassi kohvi, veel mõned asjad, seni on kõik korras. See on väga hea mõte, mille peal... Ma tahaks veel, Andruse Variku jutu juurde tulla, et ma tahaks ka seda punast veini või mingit veini võtta, eks ole, seal hommiku päikese tõusu vahel. Seda ma ei saa. Seda ma endale ei saa lubada. No, aga kõik muu kõlas juba ju väga hästi. Ja kõlabki hästi, tähendab, kõlabki hästi. Ja kui veel head prillid on, siis ma loen ka mõne raamatu veel läbi kunagi. Ja lastega veel teen matemaatikat, siis viin nad trenni ja kui ma saan seal basseini ääres rõõmu tunda, poiss ära tegid või tütar ära tegid, oi, küll on hea tunne. Tead, mul oli jutu lõpetuseks. Nii. Mul oli tõesti, muidu ikka lähed nagu lapsevanem, tead, kohustus on. Loomulikult on soov ka, issand sinna palavasse ujulasse minna üles, seal on ruumi ka ei ole, seal on nii palav ja siis vaata, kuidas nad seal suplevad. Ujuvad niimoodi päris vingelt ja siis, ma hakkan ära minema, ma enam ei viitsi vaadata. Väike ei lasknud. Nii. Ja siis ma ukse pealt jäin vaatama, neil oli veel mõlemal oli kompleks ujumine ees. Ja ukse pealt jäin vaatama, seal mingi selilikonnaga jäi, kõigepealt tüdruk jäi maha, näed, kahju natukene. Ja siis hakkab vaatama, järgi võtab, ei ole võimalik ja nüüd on veel jäänud, ainult veerand basseini on jäänud, ta on juba järel ja umbes avastad nagu mingil suure spordivõistlusel ennast karjumas. Ja siis läheb poiss, täpselt sama seis. Ühte ala ujub nagu delfiin, jääb maha. Ei tule sealt midagi, kuidas ma teda kodus lohutan, mis sõnad ma välja mõtlen. Oota, basseini pikkus krooliga järgi tõmmata, ei ole, läheb. Viimased meetrid ja pani esimesena seina vastu. See on jällegi, vaat need hetked loevad. Need hetked tõesti loevad. Ja siis oli ikka, isaduse aste oli 160, mitte 100. See rõõm.
noh, seda tahaks. Vot see ongi see moment, kui sa seda kõige kirjeldasid juba, siis minul tõusid käe peal ihukarvad püsti sellest emotsioonist, mida sa lihtsalt kirjeldasid. Nii et ma kujutan ette, et mida sina võisid vaid tunda seal koha peal olles. Saad aru, see oli, muidu käidki nagu kohusetundlik lapsevanem. Tubli poiss ja tore ja küll järgmine kord läheb paremini ja ei ole midagi, oi tubli said medali, jess. Aga sellel hetkel ei olnud enam seda suhet, sellel hetkel oli hoopis väga vinge. Ongi vinge. Jah, ongi vinge, sa oled kindlasti ise ka seda tundnud, kui poiss on palli väravasse saanud. Muidugi. Või mees ei ole maratoni lõppu kokku. See oli valus praegu. Aga tead, igatahes võtame selle jutuajamise kokku, et täna avasid sa ennast hoopis teisest küljest, kui ma muidu olen sind nagu näinud. Kuigi me oleme sinuga aastaid ju rääkinud. Aga ma arvan, et see aeg pole vist piisavalt pikk olnud selleks, et nagu saaks rääkida. Mina praegu tööd ei teinud. Sina tegid tööd, mina ei teinud. Mina ei teinud tööd, ma puhtalt nautisin. Mina tulin sulle külla. Mul tundub, et mina kutsusin su külla, sina tulid külla ja me vestlesime. Ja nii tuligi. Nii ta oligi. Nii oligi. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Ahti. Ja ma väga loodan, et need unistused, mida sa tõid välja, mis sul veel on oma lähedastega seoses, et need soovid täituksid. Küll nad täituvad. No küll nad tulevad ja küll nad tulevad ei jää. See oli vist Toots, kes teatas oma laste kohta niimoodi. Kuule, ma olen nüüd trahvi saanud äkki. Ma olen minema. Me ei ole veel saanud. Igaks juht lähme.